ja mul on hea meel esitada selle lühikese aja jooksul, mis meil siin täna on nüüd ette nähtud, küsimusi endisele juhtivale riigiprokurörile, praegusele korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmele Steven-Risto Evestusele ja Keskkriminaalpolitsei korruptsioonibüroo juhile Mati Omblerile. Ütlesin ametinimetuse täpselt. No kui ma vaatasin seda, et millal üleüldse karistusseadustikus erasektori korruptsioon sätestati, siis ennem 2015 seda sees ei olnud, 1. jaanuarist 2015 see eraldi sätestati ja kohe esimese 4 kuuga tuli toona 3 juhtumit, politseisse tehti 3 avaldust. Mati, alustame sinust. Kas see näitas seda, et karistusseadustikus tuli seda eraldi sätestada, et asjad olid natukene käest ära läinud, ärikorruptsiooni ja nii-öelda ametkondlikku korruptsiooni, neid võeti nii-öelda justkui nagu eraldi? Aitäh! Selline nõue sellistest rahvusvahelistest konventsioonidest tekkis ja see Eesti õigusesse üle võeti. Kindlasti oli seda vaja teha, kindlasti lõida sellise selguse majja senisesse kehtivasse õigusesse. Kindlasti oli see signaal erasektorile andmaks märku, et juhul kui te oma tegevusvaldkonnas märkate ebaausat tegevust, siis andke sellest õiguskaitsele märku, seda riiklikult heidetakse ette kui ebaõiget teguviisi ja kindlasti oli see kannustavaks asjaoluks seaduse jõustumise järgsel perioodil alates 2015. aastast, kui tõesti neid teateid hakkas laekuma ja mis seal salata, nii ka mõni neist jõudis kriminaalmenetluse alustamiseni ja pärast seda ka, ütleme siis, jõustuval kohtulahendini. Ja nüüd juba teile mõlemale kohe edasi küsimus, et läheme kohe konkreetsemaks, et kuidas selle mõtteviisiga siis ärieetikas ikkagi on, et mina ei olnud täna algusest peale siin konverentsil, teie olite, te kuulasite esinejaid, te saite saalis tagasisidet, te olete mõlemad, sina nüüd juba teoreetikuna, sina praktikuna, hästi palju ikkagi ka nende kriminaalasjades olnud inimestega tegelenud, aga kuidas see laiemalt see mõtteviis praegu on? Kas peetakse ikkagi seda normaalseks, et jah, me peame ärikorruptsioonile tähelepanu pöörama või öeldakse, et see on tühi tähi, miks me sellega tegeleme? Ja tõepoolest me oleme täna siin siis selle konverentsi käigus kuulanud mitut erinevat ettekannet ja nende ettekannete puhul oli kindlasti üheks oluliseks märksõnaks see, et nii mõnigi siis ettevõte on saanud kogemusi ise, selliseid negatiivseid kogemusi, mille pinnalt on asutud ühte-teist muutma ja tegelikult see ongi selline hea sisend, et need negatiivsed juhtumid, mis on kuskil aset leidnud, et need on päevavalgele tulnud ja et ettevõtted on osanud seejärel hakata tegelema siis korruptsiooni ennetamisega, korruptsioonivastaste strateegiate, eetiliste põhimõtete, väärtuste väljatöötamisega, et see näitab, et see tulemus on positiivne ja ettevõtted liiguvad vähemalt õiges suunas, vähemalt suured ettevõtted. Just nimelt ja kui need paremad näited on seotud sellest kantuna eelkõige võib-olla, et nad ise on läbi elanud need halvad juhtumid, saanud nagu valusa löögi või kahju osaliseks ja siis sellele on järgnenud reageeringuid ja riskide maandamise ja hindamise ja kõige selle olukorra parandamisega seotud muudatused, siis alati ei peaks ootama seda, kui majja välk langeb, vaid sellistest õppetundidest võiksid teised nagu õppida, mitte oodata ära neid halbu juhtumeid, halbu näiteid, pigem võtta snitti suurepärastest näidetest, millest me täna kuulsime siin samas konverentsil Eesti Raudtee, G4S, Circle K,
suurepärased näited, mida teistega jagada, millelt snitti võtta, ootamata ära, et ise peaks just nimelt nende valusate hoopide või valusaid hoope peaks tundma saama, et ega kaitstud ei ole ka need ettevõtted edaspidi, kui nad on neid asju rakendanud aastaid ja aastaid. Et seda süsteemi tuleb, mida nad on üles ehitanud, järjepidevalt nagu monitoorida ja uuendada, et need edaspidi tulevikus aset leidvaid juhtumeid kas nüüd päris nulli viia, seda õnnestub, aga oluliselt minimeerida. Ja eks see olegi nii, et kuidas otsustada siis riskantse tegevuse või siis hoopis sellise parema, eetilisema tuleviku vahel. Et kui me räägime just see, et millest on õpitud, siis õpitud on ilmselt sellest, et eelkõige, mis ka kõlas täna, on kannatatud mainekahju all, et ettevõtted, kes ärimaailmas tahavad edukalt läbi lüüa, siis need sellised kriminaalasjad või ütleme kas või need vihjeandjatega seotud skandaalid asutustes, et need toovad tahes-tahtmata negatiivse tähelepanu ja vähemalt uuringute pinnalt on ka kindlaks tehtud seda, et sellisest mainekahjust ja nagu ka täna jälle ka kõneldi, võtab ülesaamine aega nii mitugi aastat. Ja teine oluline asi on see, et ega siis ei ole tegemist selle negatiivse poole pealt ainult ühe süüdimõistva kohtuotsusega, kui juhuslikult pannakse korruptsioonikuritegu toime. See tähendab ka tõsist rahalist riski ettevõttele, et kahjude kandmine, kahju hulka on arvatud nii altkäemaksu summa maksmine ja nii edasi, et tegelikult kaasnevad veel kohtuotsusega tihti ärikeelud, et on üsna palju negatiivseid tegureid, mis kaasnevad selle riskantsema teevalikuga. Ma käisin täpselt nädal tagasi Audentese spordikoolis kuulamas Remo Perli, kes töötab siis samamoodi Keskkriminaalpolitseis korruptsioonibüroos, tema loengut noortele ja jutuks oli spordikorruptsioon. Ja Remo seal väga toredasti rääkis, et kui nad nende loengutega noortele alustasid, siis kui ta küsis saalist, et kas te teate, mis on korruptsioon, siis öeldi Savisaar. Ehk et, tsiteerisin ma sind praegu õigesti, eks ole, ehk et ilmselt see oli teema, millest laste vanemad kodus olid rääginud ja see oli ka teema, millest väga palju toona meedias räägiti, see oli 2015-2016. Aga siit kohalt tahtsin Mati sinuni jõuda, et kui sa oled uurinud ärikorruptsiooni, erasektori korruptsiooni juhtumeid, siis kas sulle vaadatakse ülekuulamisel ka niimoodi pika näoga otsa, aga ma ei teadnud, et see on korruptsioon? Aitäh. No ma ei oska seda kirjeldada, mismoodi need inimesed meie menetlustoimingute ajal on nagu ennast üleval pidanud, sest mina ise neid toiminguid läbi vii, aga need eksimused, mis on jõudnud meie menetluste kaudu prokuratuuri ja sealt edasi kohtusse, siis me võime küll väga kindlalt veendunult öelda, et need on olnud tahtlikud teod. Rumalusest tingitust tegusid sinna jõudnud ei ole, kuivõrd siis vaid seda, et ehk on loodetud sinisilmselt, et need asjad ei tule kunagi välja, mida siis korda on saadetud. Ja see tahtlik tegevus, riskide kaalutletus on need inimesed pannud selliselt käituma, nagu nad siis ühel hetkel on otsustanud. Ja kui Steven juba ennist rääkis ja täna on pikalt olnud juttu sellest, et riskide maandamine on üks ennetamisega kõige kergem viis hoidmaks ära asutuses ettevõttes aset leidvad pettus- ja korruptsioonijuhtumeid, siis on äärmiselt tähtis, et ettevõttes täna sellega tegeletakse, et antakse töötajatele teada, et kontrolli viiakse läbi, et need otsustused, mis tehakse, need peavad olema läbipaistvad ja nad peavad olema aruandekohuslased. Vastasel juhul sellise teadmise või selliste funktsioonide puuduliku toimimise korral ettevõttes hakatakse neid kontrollimehhanismide puudu jäävat osa väga kergesti ära kasutama.
No Steven, sina käid korruptsioonist rääkimas ka Ukrainas. Ma arvan, et Eestit ja Ukrainat vist võrrelda meil siin pole mõtet, ka minul on Ukrainast väga palju kogemusi, olles seal käinud ja kuulnud imelugusid erinevatest asjadest. Ma toon ka ühe näite, et kui siin Tallinna linnavalitsus ostab ühe LED-lambi, mille hinnaks on 160 €, siis Kiievis linnavalitsus ostab selle sama LED-lambi hinnaga 560 €. Ehk et kuidas see Ukrainas niivõrd palju kallim on, sellest me saame aru, kui nende otsustajate majad kerkivad ja autosid ostetakse. Aga Steven, läheme selle juurde, et millised on eetilise äritegevuse kasutegurid ikkagi, et mis see meile annab, miks me peame olema eetilised? No jõuamegi jälle selle juurde, et kui me oleme eetilised, kui väärtused on paigas, siis on võimalik ka edukalt majanduskeskkonnas ettevõttel läbi lüüa. Ja Miks on võimalik siis edukamalt läbi lüüa? Võib-olla kui ma ei ole nii eetiline, ma võidan ju palju rohkem oma firmale vähemasti. Jah, aga nagu ütleme, et see on selline lühiajaline võit, et tegelikult pikemas perspektiivis ei kanna see vilja ja tegelikult on see seotud erinevate riskidega ja nagu ma ütlesin, kõige suurem risk ongi see, et see tähendab ettevõttele ka võimaliku täiesti kadumise riski, et see ettevõte lõpetab ühel päeval oma tegevuse ja ta kaotab nagu selle maine igas mõttes, et ta jookseb töötajatest tühjaks, jääb rahast ilma ja tegelikult lugu saabki läbi. Sellepärast, et teiesugused inimesed on käeraudadega ukse taga, ühel või teisel hetkel jõuab teadmine nagunii teieni. Ja et loomulikult tuleb loota sellele, et need eetilised põhimõtted, väärtuspõhimõtted ja kui nad on ikkagi eelkõige initsieeritud ettevõtte juhtide poolt, et need tegelikult kutsuvad ettevõtte töötajaid ja keskastme juhte olema ka palju ausamad oma igapäevases tegevuses ja rääkima sellest ja kas või ka täna välja käidud vihjekanaleid kasutades ja erinevaid probleeme välja tuues. Ja loomulikult olen ma nõus, et sellist erasektori korruptsiooni on võimalik ära hoida ka seeläbi, kui kohtud teevad tõhusalt oma tööd, õiguskaitseasutused, nagu ütleme siis korruptsiooni vastu võitlevad üksused näitavad jätkuvalt üles oma tahet ja suutlikkust ja karistused, mis nendel juhtudel, kui asjad tõesti kohtu ette jõuavad, teenivad ka oma eesmärki, ehk siis on piisavalt preventiivsed ja kohaldatakse ka lisakaristusi, ärikeeldusid, et see kõik annab kaasa sellele, et ettevõtete sees ka see kultuur juba otsustavalt muutuks. Kuidas sulle tundubki laiemalt, et minule tundub, et ettevõtte juhid on neist riskidest äärmiselt teadlikud, aga kas nad on suutnud piisavalt seda allapoole viia alluvateni? Teadmist, et korruptsioon ei ole hea, pean ma silmas. Täna esitati meile ettekandeid ettevõtte juhtide poolt, siis, kes kinnitasid, et nende ettevõtetes on suudetud muuta see info liikumine ja see teabe liikumine allapoole üsna efektiivseks, ehk siis efektiivsus on juba mingil määral kinnitust leidnud. Aga ma arvan, et veel kõik ei saa kindlasti lüüa käega vastu rinda ja öelda, et kõik võimalused on ära kasutatud, kõik, ma ei tea, erinevad vahendid on töösse pandud, et seda kindlasti mitte. Et sellepärast me oleme ju ka täna siin ja sellest räägime, et kui me oleme tegelenud aastate jooksul avaliku sektori korruptsiooni eri tahkudega, siis tegelikult see erasektor on selline, et jah, edukamad näited kõlasid meile täna saalis, aga on hulk näiteid ja lugusid, millest me ei tea mitte midagi ja mis jäävad suletud uste taha. Siia ma tahtsingi nüüd jõuda sellepärast, et see kurikuulus vihje andmise direktiiv, kurikuulus heas mõttes, millest täna siin on väga palju räägitud ja mis on täiesti hämmastav, on see, et kui ma tegin Steveniga
tänasesse Eesti Päevalehte siis suure pika intervjuu, kus me muuhulgas rääkisime sellest samast vihje andmise direktiivist, siis väga paljud minu kolleegid, ajakirjanikud vaatasid mulle otsa, me lugesime see lugu, kas selline asi on nüüd vastu võetud? Jah, on küll, 7. oktoober vist oli see kuupäev. Aga Mati, kui palju loodab politsei nii-öelda kasutegurid sellest samast nüüd vastu võetud vihje andmise direktiivis sellest, et ettevõtted käivitavad selle süsteemi endi sees? Ma usun, et see muudab või aitab muuta senist mõtteviisi, et kui varasemalt mõeldi ehk vihje andmist kui pealekaebamist, siis ütleme maailmas väärtuste ja mõtteviiside muutusega on see saanud nagu hoopis teistmoodi väärtuse osaliseks, see selline teadvustamine, teadlikustamine, teadete edasiandmine selleks, et meie enda töökeskkond oleks ausam ja meie kolleegid oleks ausad, kaasa arvatud meie endiga. Ja sedasi endapoolsed kaasarääkimised nende samade vihjete edastamisega on üks viis, kuidas endal on võimalus kaasa rääkida, mitte arutada seda koduseinte vahel, kiruda oma töökeskkonda ja järgmisel päeval õnnetu näoga uuesti tööle minna, teades, et kodus seinte vahel rääkimine ei vii selle muudatuse suunas mitte üks teps. Selline vihjete edasiandmine, vihjekanali olemasolu asutustes ja ettevõttes, mitte ainult erasektoris, vaid ka avalikus sektoris on seetõttu äärmiselt tähtis, et me kõik saame kaasa rääkida olukorra parandamiseks. Aga kui altid ollakse ikkagi teie juurde tulema, just kuivõrd sa mainisid seda sama sõna nii-öelda koputaja, eks, sa ütlesid kenamas eesti keeles seda, et Steveniga me rääkisime ka intervjuus seal seda, aga kui altid sinu hinnangul ikkagi on inimesed tulema ja teada andma näiteks teile nüüd ennem seda, kui see direktiiv ei olnud käivitunud, kui hästi tullakse või pigem ei tulda, et ei taha ikka naabri peale kaevata? No selliste sisuliste vihjete statistika näitab meil viimase 4-5 aasta jooksul kasvutendentsi, mitte küll suurtes arvudes, aga selline joon ülespoole vihjete edastamise näol on täiesti olemas. Olgugi, et seda on ikkagi vähe, võiksime eeldada, et inimesed oleksid rohkem valmis seda tegema ja kaasa rääkima, sest üksi ei jõua ju õiguskaitse, prokuratuuri ja kohtuga seda olukorda parandada. Meie kõigi Eesti inimeste häält oleks selleks vaja, et kiiremini ja jõudsamini selle ausama Eesti riigi poole nagu sammuda. Ehk siis lühike vastus, viimaste aastate tendents on kasvanud. Loodame, et see direktiiv toob omakorda kaasa sisulise diskussiooni, arutelu muutused asutustes, ettevõtetes, omakorda mõtteviiside muutuse ja omakorda selle, et mitte ainult vihjekanalid ei saa paika era- või avalikus sektoris, vaid muuhulgas hinnatakse ka teisi riske, maandatakse neid ja kindlasti pööratakse rohkem senisest tähelepanu. Ja ma tahan siia lisada selle, et ei tohiks muretseda sellise negatiivse reputatsiooni eest, et kõik mõistavad mu hukka, kui ma annan millestki teada, et olgu see asutuse sees või teatud juhtudel asutuse väliselt, et mõnikord peabki seda tegema, asjad peavadki selle ettevõtte, selle töökeskkonna jaoks nii kaugele jõudma, et nendest räägitakse võib-olla siis juba tõesti kõigi ees, aga see saab tuua kaasa selle, et mingid asjad hakkavad muutuma. Et seetõttu ei maksa kunagi neil inimestel, kes arvavad, et nad on nagu sellise info juures, mis võib lõppeda tegelikult väga kurvalt sellele ettevõttele, hakata kartma ja kahtlema nagu siis oma tegevustes. Et loomulikult, nagu mainisin sulle ka varem, on sellised inimlikud tegurid asja juures, et tahetakse säilitada töökoht ja tegelikult paljud inimesed oma karjäärikaotuse või isikliku kättemaksu hirmus kardavadki selliseid asju teha, aga tegelikult tuleb uskuda just, et õiguskaitse pool, kui on vaja kaasata nad, suudab kaitsta neid,
piisavalt selle menetluse kestel ja tegelikult lõppeesmärgina ikkagi teenitakse või tehakse midagi üllast, puhastatakse seda ärimaailma. No vot, et meil ei ole siin nüüd hetkel võib-olla kohe võtta erasektori korruptsiooni nii-öelda vilepuhumise juhtumeid. Martin rääkis siin ennem oma tööst, kui ta Tallinna Ülikooli, Tehnikaülikooli vilepuhujaga tegeles ja meil on siin ka kantsler Illar Lemetti näide olemas. Aga Mati, kas sul on reaalseid näiteid võib-olla erasektori vilepuhujatest, kes on tulnud heas usus, on andnud teile informatsiooni, aga temaga on ikkagi pärast nii-öelda halvasti läinud, selles mõttes halvasti läinud, et ta on sattunud oma organisatsioonis karistusmeetmete ohvriks? Meil on olnud üks juhtum, kus meie poole pöörduti, me lahendasime, alustasime menetluse, ühel hetkel toimusid avalikud menetlustoimingud, ehk siis see pool, siis, kelle suhtes võimalikud etteheited meile esitati, see pool sai teada, kes on selle pöördumise teinud. Ja mis sellele ka siis võib järgneda, on see, et see avaldama tulnud inimene, ettevõtja ei pruugi edaspidi selles regioonis senisel määral töid saada, teenust saada, pakkuda, sest keegi hakkab võib-olla tõrjuma teda. Ja seda kõike tänu sellele, et see, kes siis sellise vihje andis ja olukorraga ei soovinud leppida, ehk ei soovinud maksta altkäemaksu, see siis on avalikkuse ette toonud võimaliku, ütleme, seaduserikkuja altkäemaksu küsija. Sellega peab arvestama, sellest peab üle saama, kui sellega kaasa minna väikeste või suuremate summade kaupa maksta altkäemaksu sellele otsustajale, siis ega olukord tegelikult iseenesest muutuma ei hakka. See on nii, nagu Steven ennist ütles, lühikene abi, ainult lühiajaline edu. Järgmisel korral kõik kordub ja summad aina suurenevad. Varaline kahju, maine kahju jätkub, et sellega peaks kindlasti arvestama. Ja mul õnnestus olla ka ise ühes erasektori siis süüdistusasjas prokuröri rollis Teeti Järveti kriminaalasjas ja ma võin kinnitada, et isegi sellise juhtumi puhul, kus inimesed siis kuriteo toimepanemise hetkel tegutsesid ühiselt ja kooskõlastatult, siis kui üks neist kohtus otsustas rääkima asuda ja ausalt asjade käiku kirjeldada, siis oli võimalik temal ka väljuda kohtumenetlusest rahalise kohustusega, mitte süüdimõistmisega. Et seetõttu alati mõeldakse selle üle, kuidas neid kergemalt, mõistlikumalt kohelda, kes ikkagi mingil hetkel selle menetluse kestel, olgu algus või keskfaasis, need asjaolud ausalt välja toovad. Ja meil on paar minutit mõlemale küsimus. Kumb on siis ikkagi hullem, kas avaliku või erasektori korruptsioon ja miks? Hullud on mõlemad. Mõlemaga tuleb tegeleda, mõlemas sektoris tuleb sellega tegeleda, see ei ole ühe sektori probleem. Mõlemad võiksid teineteisele eeskuju näidata, mõlemad saavad üksteiselt õppida, kuidas ennetada. Ennetamine on võtmesõna selleks, et mitte kahju kannatada ja maine heastamisega järgmised mitmed aastad tegeleda. Ja oluline on, et töötajaskond mõlemas sektoris, mõlema tööandja juures tunneksid ennast hästi, töökeskkond oleks ausale põhimõtetele üles seatud, töötajad on seetõttu kindlasti innustatud rohkem panustama, töötulemused on paremad, meeldiv on töötada, hommiku tulla hea näoga tööle, õhtul minna, teades, et homme saab jälle tööd teha. Et ma arvan, et see on kindlasti eesmärk, mille poole mõlemas sektoris tööandjad saaksid püüelda. Ma jään selle seisukoha juurde, et ikkagi erasektori korruptsioon on sama tõsine asi kui avaliku sektori oma, et tegelikult
väga lihtsal põhjusel, et tegelikult see pärsib majanduskasvu, loob sellist ebavõrdsust, loomulikult annab soodsa pinnase ebaausale konkurentsile, et mitmed sellised tegurid, mis on tegelikult igapäeva elu toimimise seisukohalt väga olulised, nii et ei ole see sugugi vähem tähtis kui ametiasutuste uste taga toime pandud. Nii et ühtemoodi hullud mõlemad. Ja kuivõrd võib-olla te Mati ja Steveniga igapäevaselt kokku ei puutu, siis kas ma võin 2 minutit võtta nii palju, et 2 küsimust saalist näiteks? Kas on kellelgi küsimusi? Puutute vist kokku igapäevaselt. Aga aitäh Steven Risto Evestus, aitäh Mati Ombler ja toredat korruptsioonivaba aasta lõppu kõigile. No nii, süsed märkamatult olemegi jõudnud meie tänase konverentsi viimasesse pooltundi või viimasesse sabasse. Nii nagu alguses öeldud, on see hetk, kus me kuulutame välja selle aastase korruptsioonivastase teo. Teadupärast on korruptsioonivastane tegu iga-aastane tunnustus ühingu Korruptsioonivaba Eesti poolt, millega me siis tunnustame kas mõnd konkreetset tegu, isikut või organisatsiooni, kes on jätnud olulise panuse või torganud silma olulise tegevusega, tõstmaks teadlikkust laiemat kõlapinda korruptsiooni ennetuse teemal, rakendades korruptsioonivastaseid uuendusi või tehes reaalseid samme oma organisatsioonis või valdkonnas. Me vaatame nendele tegudele või silma jäänud juhtumitele otsa niivõrd tähelepanelikult, et eelmisel aastal jäi see tunnustus välja andmata, sest niivõrd väärilist kandidaati me ei silmanud. Küll aga organisatsiooni poolt me taunisime seda, et Danske Banki juhtumi puhul ajakirjandus avalikustas vihjeandja isiku ja nime. Nagu me täna oleme siin erinevates aruteludes juba välja toonud seda, siis on hästi oluline see, et vihjeandja saab jääda kaitstuks. Kui me tuleme nüüd aasta varasemaks, siis aastal 2017 pälvis selle tunnustuse Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja selleks oli siis palun slaidi. See on järgmisel slaidil. Järgmisel. See oli selline kunstialgatus, mis tegelikult tõmbas väga suurt tähelepanu. Koostöös Tartu Kõrgema kunstikooliga loodi visuaalid selleks, et rääkida sellest, mis korruptsioon on ja kuidas sellesse suhtuda. Tegemist oli rändnäitusega, mis käis läbi umbes 20 erinevat riigiasutust, muud asutust. Mati Ombler noogutab selle peale, et see oli pikk nimekiri ja äkki saaks käivitada ka selle video, mis seda näitust natukene lähemalt tutvustab. Kui räägime korruptsioonist, siis korruptsioon on selline suhteliselt laialivalguv teema, et siin on hästi palju seost eetikaga, aususega, hästi palju erinevaid paragrahve, mis seda reguleerivad. Selle näituse mõte oligi see, et läbi kunstikooli õpilaste sellise ande ja talendi me saaksime selle panna pilti. Me saaksime selle teema teha atraktiivseks, me saame seda teha või selgitada nii, nagu me seda näeme, et me räägiksime nagu inimestega ühte keelt ja tänu selle näitusele me saame siis näidata, kuidas tegelikult see korruptsioon mõjub. Saab olema rändnäitus
ja selle mõte on nagu see, et see on selline konkreetne sõnum ka nagu korruptantidele, et need tegevused ei jää märkamata, me näeme neid, me ei tolereeri neid ja sellised inimesed, kes sellisele teele lähevad, on oma usalduse nagu kaotanud. Juhtumisi meie siis piktograafia Merit Karise tõi ükskord Remo meile tundi ja andis ülesandeks siis välja mõelda piktogramm, mis siis kujutab korruptsiooni. Et see on meil ka siin näitusel välja toodud kohe esimesel paneelil, et mis siis õpilased välja mõtlesid, igaüks tegi ühe. Siis hakkas see asi kasvama, et lumepall hakkas veerema. Kõigepealt toimus meil siis juunikuus, oli tegelikult endal komplekseksam, et iga grupp pidi siis looma Politsei- ja Piirivalveameti korruptsioonibüroole visuaalsed lahendused. Pidime tegema jõulukaardi, aastaraamatu kaantekujunduse, plakati ja siis brošüüri. Ma ütlen nõnda, et ta kindlasti selle mõjuga on, et selles ei ole vähemalt kahtlust. Et tänapäeva elu on ju nii kiire, et me tuiskame ühest kohast teise ka oma mõtetes ja et inimesteni jõuaks kohale, inimesed vajavad sümbolid. Sümbolid jõuavad kohale rohkem kui ükskõik iga tekst. Keegi, ma usun, ei loe 3-leheküljelist analüüsi korruptsiooni ennetuse kohta või korruptsiooniprobleemide kohta laiemas populaarsuskogukonnas, mida on kirjutatud kuivalt. Üks märk, üks piktogramm võib seda palju ägedat teha. See on siis meeldetuletuseks sellest, mis on olnud. Ütleme niimoodi, et ka tagasivaatavalt erinevate varasematele aastatele neid, kes selle tunnustuse on saanud, on väga erinevad organisatsioonid. Et seda, mida tegi korruptsioonikuritegude büroo, seda võib teha ju igaüks. On erinevaid viise ja võimalusi, kuidas korruptsiooni ennetada või sellest rääkida niimoodi, et see tekitaks ka laiemat kõlapinda või puudutaks enamaid inimesi. Vaatame siis selle aasta saaki. Ütleme niimoodi, et sellel aastal ei olnud meil raskusi korruptsioonivaba Eesti liikmete hulgas leida erinevaid esile tõstetavaid tegusid. Liikmete abiga tõime me neid mõtteid esile ja ühises valikus tõime välja 3 erinevat nominenti, kelle osas lõpliku valiku langetas juba juhatus. Tutvustaks kõiki neid 3 nominenti nüüd järgmistel erinevatel slaididel. Ajaleht Postimees ja uuriva toimetuse reporterid Martin Laine ja Oliver Kund. Vihjeainda kaitse kui hädavajaliku teema Eesti ühiskonnas püstitamise ning järjepideva vihjeainda kaitseks ülesastumise eest. Martin Laine täna meile juba siin ka omapoolsest vaatest rääkis just nimelt meedia rollist, kuidas toimida siis, kui vihjeandja astub sammu välja ja ka tema vajab kaitset. Andma hinnangut korruptsioonivaba Eesti poolt juhtumile, tema asjaoludele oleme pidanud vääriliseks tunnustada ja näha sellest loos just nimelt seda rolli, mida astub siis nii-öelda 4. võim, meedia. Järgmine nominent. On Rahandusministeerium kohalikele omavalitsustele sisekontrollisüsteemi juhendi loomise eest. Me oleme näinud, et pikki aastaid on just kohalikud omavalitsused olnud ühtpidi korruptsiooniteemades näpuga näidatavas rollis. Nähakse kohalikes omavalitsustes just nagu sellist olulist korruptsiooni allikat, kuigi seal on palju teemasid, mis on samavõrd olulised ja kindlasti ei ole see sektor, kus korruptsioon kuidagi eriti on esile tulnud.
Küll me nüüd näeme, et Rahandusministeerium on viimastel aastatel teinud olulisi samme selleks, et kohalikud omavalitsused oleksid toetatud olulise informatsiooniga ja nad saaksid leida juhiseid, kuidas toimida nii, et korruptsioon ei tuleks esile. Kolmas nominent on saade Pealtnägija ja ajakirjanik Anna Pihl märkimisväärse panuse eest huvide konflikti ja korruptsiooniohu paljastamisel. Eraldi oleme esile toonud just 2 viimastel kuudel toodud lugu, mis puudutavad maaeluministri survestamist alluvate suunal ning seda juhtumit, mis puudutab siis maaeluministri nõuniku võimalikku konflikti. Neid nominente, ütleme niimoodi, et liikmete hulgas said võrdväärselt tugeva poolehoiu, just need 3, aga lõpliku valiku puhul oli juhatus üsna üksmeelne. Meie selleaastane korruptsioonivastane tegu on teo väärilise tunnustuse saab ajaleht Postimees. Ja tunnustuse üleandmiseks ma palun siia ka Mati Ombleri, nii-öelda eelmise tunnustuse väärinud korruptsioonikuritegude büroo juhi. Aitäh, tegime paremat häid lugusid. Meil on vaja. Liikumine on alati korruptsioonivastasest teemast selline sümboolne, aga me täname sind. Ma pean kõne ka. Ma olin juba kõne valmis mõelda. Ühe korra siin juba vestlesin, aga nüüd ma tahaks natuke teisel teemal vestelda. Et möödunud nädalal käisin ma rahvusvahelisel uurivate ajakirjanike koolitusel. Selle osales ajakirjanike väga huvitavatest riikidest, Kesk-Aasiast, näiteks Tadžikistan, Usbekistan, Kasahstan, aga ka Euroopast, Valgevene, Moldova. Ma olen sellisel koolitusel ka korra varem käinud, aasta aega tagasi umbes. Ja ma mäletan, kui ma seal aasta aega tagasi käisin, siis tundsin end täieliku võõrkehana. Et ma olen heaolu ühiskonna ära hellitatud ajakirjanik, kes ei tegele mitte millegi olulise. Möödunud nädalal tundsin ma natuke rohkem mingisugust samastumistunnet, et oli hetki, kus ma sain jagada enda kogemusi enda riigist, mis pani ka Valgevene ajakirjanikel kulmud ülespoole. Mis ma tahan öelda, et ma loodan, et siin kõik saalis viibijad ja mina ka isiklikult näeme edasi, teeme endast kõik, et ka tulevikus, näiteks aasta, 5 või 10 aasta pärast oleksime me endiselt heaolu ühiskonna mõttetute asjadega tegelevad ajakirjanikud ja ametnikud. Aitäh! Me tahame kindlasti tänada ka teisi nominente. Nagu ma ütlesin, kõik need esile toodud teod on väärt tunnustamist. Ma palun siia ka Rahandusministeeriumi esindaja Kaie Küngase, kes on olnud isikuna ka oluline eestvedaja selle juhendi valmimisel. Ja Pealtnägija saate esindajad Anna. Sellega me saame vist meie sellise päeva ja aasta kokku tõmmata. Me loodame väga, et ka järgmisel aastal on neid tegusid, neid olukordi, neid inimesi, neid organisatsioone, kes väärivad tunnustust selle eest, et nad teevad midagi, et kas korruptsiooni ennetada või siis parema puudumisel avastada või selle reageerida. Aga et me saame sellest teada ja kõik teised sellest ka midagi õppida.
Head korruptsioonivastast päeva teile!